Lähme. Tervist, kallis Youtube'i kanali vaataja ja sina, kallis tellija, kes oled tellinud ju pikalt kanalil olnud, suured-suured tänud sulle. Ja teie, kes te natuke luusite siin salaja, ei ole veel otsustanud, siis praegu oleks küll väga hea hetk enne uusaastavahetust tellida, sellepärast et hästi palju põnevat materjali on tulemas. Ja meil on täna hästi vahva tüdruk külas, tüdruk-naine, Kadri-Ann Rebane. Tšau, Kadri. Tšau, Merike. Aitäh, et ma siin olen. Aitäh, et sa siin oled, selles suhtes, et suur tänu sinule. teate, et Kadri võttis minuga ise ühendust siis, kui ma olin välja hõiganud, et võiksime koostööd teha ja kui sa tunned, et tahad mu kanalil rääkida, millega sa tegeled, siis Kadri võttiski ühendust ja me natuke lopisesime Kadriga juba, mitte natuke, päris hästi juba, siis ma ütlesin või meie ütlesimegi, et juba ammu oleks pidanud salvestama panema, sest juba nii kihvtiks läks see jutt. Ja nüüd me siis räägime teiega edasi ja Kadri räägib meile kõigile, et millega sa tegeled, Kadri, ja miks sa sellega tegeled ja kuidas sa sinna jõudsid? Tead, ma tegelen, human design on see võib-olla see tööriist, millega ma tegelen, aga üleüldises plaanis minu selline hingekutsumus, nagu ma arvan, et suure tõenäosusega ka sinu hingekutsumus ja paljude teiste inimeste on see, et aidata võib-olla inimestel näppu peale panna enda mingitele tunnetele, mida nad sees tajuvad, tunnevad, aga raske on võib-olla aru saada. Et siis niisuguseid peegeldusi pakkuda, läbi mille ikkagist veel ausam enda vastu olla, läbi mille hakata siiramalt elama siis enda seda hingerada, enda hingeteed ja ollagi siis usaldada iseennast, et see on see oma tões justkui ükskõik, mida see väline maailm meile ette seab või survestab, et siis see on see just kutsumus, mis minul on ja loon siis seda läbi human designi teadlikkuse ja ka siukse harfi teraapia, harfi rännakute, nii et mitu erinevat suunda sinna samma eesmärki toetama. issand, kui huvitav, näed, see oli see asi, mida sa ei rääkinud mulle enne, väga hea. jah, see ei tulnud veel enne välja. see on suurepärane, aga harfiteraapia, paari sõnaga seda, et kas siis sa mängid harfi või mis asja see tähendab? praegu ma olen selle teekonna üsna alguses, nii et hetkel ma teen selliseid helirännakuid, kus ma mängingi harfi. Noh, miks see harf nii eriline on see, et need harfikeeled on nii pikad, et kui sa tõmbad, et siis ta loob ülemhelisid ja ülemhelid on justkui see vibratsioon, mis läheb hästi sügavale sinu rakkudesse ja isegi kui seda kõrvaga ei ole tavaliselt kuulda, siis ta sellisel peentasandil sinu rakke tasakaalustab ja loob seda harmoonilist resonantsi ja läbi siis selle niisuguse vastavalt, mis tunnetus on või mis energiat või taotlust ma soovin välja anda, siis ma valin neid meloodiaid ja võib-olla seda tonaalsust, et kuidas mängida, mida mängida ja ma siiani olen teinud õega, mul õde siis tervendab läbi valguskeele, nii et me oleme teinud niisuguseid tervendavaid rännakuid, aga ma lähen õppima harfiteraapiat konkreetselt, kus ongi siis üks-ühele, et justkui tuled teraapiasse, aga saadki siis sellesama sissevaatamise rahuseisundi läbi siis sinule mängitud muusika, kus siis see muusika on vastavalt sinu hääletoonile, sinu baasresonantsile, nii et selline täiesti vägev, võimas nagu megamaailm, mida ma uskumatu. vaikselt avastan. täitsa lõpp, et see on nii huvitav. see harf on ju see, mida pannakse kahe põlve vahele, on ju selline ja hea just, pill. just. ma kujutan ette, et kui sa sealt seda keelt tõmbad, siis sa ise juba oled täiega selle vibratsiooni sees. No Vau. see on jah, see ikkagist, kui me siiapoole läksime oma jutuga, siis see Sorry, tuli aga on vaja rääkida. see tuli mulle täiesti nagu niisuguse jumaliku kingitusena nii-öelda, et ma ei ole kunagi muusikat mänginud, ma ei oska väga, ütleme, et kõik oskavad laulda, aga mu lauluhääl ei ole midagi, mis on väga nauditav ja mul ei ole sellist nagu tausta ühtegi pidi, aga ma kuulasin, mul kummitus üks lugu ja ma panin selle endale taustaks mängima ja seal ma üks hetk tabasin ära, et mängib harf ja vaatasin, kuulasin, oligi harf ja mul oli selline hingeliigutus, mul hakkasid pisarad voolama, ma olin täielikus sellises nagu
totaalses härduse äratundmise seisundis ja 5 minutit hiljem panin endale harfi tunni kirja ja sealt edasi see on olnud niisugune väga-väga imeline teekond ja suvel ma ehitasin endale oma pilli. Nii et see on ja tõesti see, kui sa ütled, et sa paned 2 jala vahele ja see energia tuleb kehasse, siis ma olen nii sügavalt tundnud just see, et noh, eriti naisena, eks ole, see tulebki konkreetselt läbi sinu tuppe, sinu emakas, sinu kehasse nagu kõik siia ülesse. Ja kuna sa mängid kätega, siis see on nagu seotud, käed on südame siis pikendus, südame tšakra energia. Ehk siis see ongi niisugune nagu kogu see mängimisprotsess ongi see, et sa pidevalt lood ühendust justkui enda südamega, et siis see on nagu iseendale ka teraapia täielikult. Issand, kui huvitav. Tead, ma praegu hakkasin mõtlema selle peale jälle iga väike oma näide. Ma õppisin aastaid tagasi kitarri natukene mängima ja täitsa 3 lugu õppisin selgeks. Ja siis ma mäletan ka, ma jäin ühte seda mingit tuuri seal tõmbama, sellepärast see helises nii mõnusalt ja kitarr on ju ka tegelikult täiesti vastu keha. Ja siis mulle lihtsalt nii meeldis, tead seda natuke võimsamini ja natukene nagu aeglasemalt. Kitarr seisab praegu, peabki häälestama. Ma ütlesin ka mehele, et ei tea, et pole ammu mänginud, peaks vist peaks loobuma, aga näed, see jutt tuleb millegi jaoks. Minule täpselt samamoodi sinu harfivärk. Harf on minu meelest nii selline, kuidas ma ütlen, nii sensuaalne või seksikas selline pill. Et see on mega võimas. Kui sa ehitasid enda oma, jätkame praegu natuke seda veel, see on nii huvitav. Kuidas saab sellist pilli ise ehitada, et kas siis seoses selle sama õppega, kus sa praegu nagu oled, et seal siis tehti siin oma pill? Tead, ma olen hetkel ongi Eestis on üks väga-väga võimas harfimängija Triin Parkdal, kes siis ongi 10 aastat seda vedanud siin Eestis ja hästi palju inimesi, ma arvan, inspireerinud mängima. Et tema on Eestisse siis toonud sellist harfimeistrit Saksamaalt ja selle läbi siis ta ongi nagu materjalid, puit, kõik saadetakse ette, nii et selles suhtes ma ei hakka nagu tüvest päris neid osi saagima, välja looma, aga põhimõtteliselt sul ongi need jupid on justkui olemas ja siis see ongi selle kõlakasti mustrite väljasaagimine käsitsi ja hööveldamine, lihvimine, õlitamine, keelte panek, et justkui selle viimase protsessi tegemine, et need niisugused kandilised tükid on sul ees ja siis sa annad sellele vormi, annad sellele hinge, annad sellele oma selle nüansi või mingi sädeme juurde. Et see oli siuks väga-väga vägev 4-5 päeva juulikuus. Et aga see teine harfiteraapia õpe, see on Hollandis ja ka täitsa teine nagu eraldi teema. No ma ütleksin, et kohe mega võimas. Sellest tekib nagu nii soe tunne, kui sa teed oma pilli. See on nagu midagi hoopis muud kui 3 punkti. Ma ei tea, issand huvitav, et me praegu selle teema peale läksime. Teate, kallid naised, mehed, kes te praegu kuulete seda videot, et kirjutage ka kommentaari, et kas teil on ka tulnud nii nagu Kadri Annilgi näiteks selline lihtsalt ei tea, kust lambist tekib mingi tunne, sul on vaja hakata õppima ja sa lihtsalt lähed, et jagage meiega neid kogemusi, et Kadri Ann tuleb ka siia, jagab kommentaari ja vastab teile ja mina kindlasti. Et jagame seda rõõmu ja seda tunnet, sest mul tulid külmavärinad kohe praegu peale. Et selles suhtes, et kui mega võimas see on ja võib-olla keegi teist ka koolitab näiteks kas kitarrimängu või harfi või viiulit või mida iganes, et näiteks siin ka jagage aga muudkui aga oma kontakte. Et kunagi ei tea, kelle jaoks kuidagi nagu saab väärtust pakkuda. Nii, aga Kadri-Ann, kuule, sa võtsid hoopis ühendust ühe teise asjaga, aga me pidime sellest harfist rääkima järelikult. Ja, et sa olid mind kuulnud kuskil koolitusel Karmeniga seotult ja sina tegeled siis millega, et jah, räägi meile. No ma tegelengi human designiga ja minu ettevõte koos minu siis äripartneri Kai Sandrega on Human Design Studio ja me võib-olla selles osas see human design, kes kuulnud ei ole, siis ta on natukene sarnaselt nagu kõik sellised süsteemid, et aitavad ennast lahti kodeerida, et nagu numeroloogia saad oma need numbrikombinatsioonid ja seal on mingi teatud energia igal numbril, teatud kirjeldus, siis samamoodi human design annab siis sinu sellise, kutsutakse kaardiks või body graphics, et see on ka vastavalt sünniajale ja sealt pealt on taaskord see kirjeldus, et kuidas justkui sinu energia liigub.
Mhm. et mulle endale meeldibki seda kutsuda hingekeeleks, et see annabki konkreetselt aimu, et kuidas sinu hing on loodud elama, kuidas sa oled loodud võimalusi enda ellu kutsuma, kuidas sa oled loodud võib-olla nagu oma energiat kasutama, puhkama, töötama ja nii edasi, aga ta annab sellise väga ülipraktilise ja samas ka võib-olla natukene sügavama, filosoofilisema lähenemise, et tõesti mõista, kui ongi need küsimused ja mulle endale meeldib seda kuidagi edasi anda, mitte lihtsalt informatsioonina, et me varasemalt võib-olla alustasime ka selliste human design'i lugemistega, et kus sa lihtsalt jagadki seda kaarti, siis tänaseks me oleme liikunud rohkem human design'i mentorlusele, et ongi, kui on konkreetne mingi valupunkt või teema või küsimus või selline seisund, et siis sellega me saame lihtsalt pikema protsessi jooksul vaadata, et kuidas toetada ja kombineeridagi mingeid erinevaid praktikaid ja human design'i kaarti, et 2 ühes, et see loob sellist, noh, mis mulle endale, kus mulle meeldib olla või mida mulle meeldib toetada, ongi see, et kui see muutus tekib, et seda infot saada on nagu väga tore ja kindlasti kasulik, aga mind ennast laeb see, kui ma saan päriselt seda muutusel kaasas olla ja olla sellel rajal nagu toeks ja andagi mingeid harjutusi ja ülesandeid ja siis seda koos võib-olla vaadata, peegeldada ja sealt edasi liikuda, et seda sügavust tekitada. Et see human design on tõesti, ta on, noh, ma ise olen sellega, ma ei tea, 8 aastat äkki tegelenud ja enda kohta õppinud ja no ma siiamaani ei tea enda osas ikkagi väga paljusid asju veel, sest see on nii mahukas ja sügav ja põhjalik. See on üsna selline huvitav. väga. Minule jälle annab see siit ühe inspiratsiooni, näiteks mina olen paar aastat numeroloogiaga tegelenud ja inimesed siin ka kirjutavad mulle, annavad mulle nõu, et mis teemal veel võiks rääkida, vahepeal küsivad mingeid asju. Ja siis ma just täna saatsin ühele arsule naisele häälsõnumi, mõtlesin, et see, mida mina teile siin välja räägin, on arvatavasti mingisugune võib-olla no maks 5% üldse numeroloogiast, seepärast et see on nii sügav teema, et meil on siin väga tugevaid numeroloogia juba aastakümnete kogemustega võrreldes siis minuga, aga see on nii võimas teema, et ma kujutan ette, et peale mind see ka veel jätkub, nii nagu see human design, kui sa ütled ka, et mina teen ka neid analüüse ja ma tean, et üks samm nüüd edasi sealt ja veel järgmised sammud tulevadki rohkem nagu sügavuti ja võib-olla ei selles vormis, nagu ta praegu on. aga human design'i mina õppisin, ma ei õppinud tegelikult, ma uurisin seda, tead, ja ma olen seda visanud ka natukene naljaks, et seal on nagu nii keerulisi sõnu. sa ütlesid minu kohta ka natukene enne manifesteeriv generaator. No Ja. miks need sõnad nii keerulised on, kas te nagu, kas sina näiteks kasutad ka niimoodi, et sa seletad selle ikkagi väga lahti ka inimesele, no mulle, eestlasele eesti keeles. mis see tähendab üldse, näiteks seegi sõna? Ja no kui vastata alguses su küsimusele, et miks see nii keeruline on, siis põhimõtteliselt, kuidas see human design üldse tuli, oli see, et eelmise sajandi lõpus, kui ma ei eksi, siis 80-ndatel üks mees nimega Ra Uru Hu siis tegelikult saigi selle läbi kanalduse, no nimi on tal valitud juba noh, vastavalt ütleme, et inspireeriv ja siis ta sai selle kanaldusega ja põhimõtteliselt kirjutas siis, ma ei tea, mitu päeva lihtsalt, mis info talle saadeti ja siis ta hakkas sellest sotti justkui nagu saama ja välja töötama mingit süsteemi ja need sõnavara, mis põhimõtteliselt on praegu kasutuses, ütleme valdavalt ongi see, mida tema justkui sai läbi kanalduse ehk siis need väga ja kui kuulatagi konkreetselt tema algõpetusi või tema sellist jagamist, siis see on väga-väga radikaalne tihtipeale ja seal on väga-väga sellised vürtsikad ja jäigad seisukohad teinekord, et mulle endale meeldib teha seda palju pehmemalt. Mulle endale meeldib kasutada sõnu, millest inimesed rohkem aru saada, et noh, viidata ka sellele, et ongi öelda, sa oled manifesteeriv generaator, kui sa tahad ise juurde õppida või guugeldada või vaadata, et sealt nagu see iva tuleks, sest muidu võibki olla see, et sa ei saa midagi aru, aga kui rääkidagi, et mis see siis tähendab, eks ole, konkreetselt manifesteeriv generaator. No siis sõna manifesteeriv, ta on nagu kahe sellise kutsutakse energiatüübiks või selliseks võib-olla baasiks, et kahe tüübi kombo. Mina ise olen ka manifesteeriv generaator, nii et me oleme samad ja manifesteeriv ongi see, et kui öelda nagu sõna manifesteerima, manifest, siis see ongi midagi ellu kutsuma, midagi looma, et midagi justkui algatama
ja generaator on sõna genereerima ja siin kontekstis ta tähendab justkui energiat genereerima. Ehk siis meie olemegi selline kombinatsioon algatamisest ja energia genereerimisest. Mis see siis tähendab, on see, et kui me teeme seda, mis meile meeldib, kui me teeme seda, mis meid rõõmsaks teeb, rahulolu toob, elevust tekitab, siis me lähme energiat täis. No sinu laive vaadates ma näen, kuidas sa särad, on ju, kuidas su mootor töötab, et seal on see nagu see käivitusjõud, ehk siis sa reaalselt loodki maailma energiat juurde. Kõik inimesed ei tee seda, et võiks arvata, et aga see ongi niimoodi, kõigil ei ole sellist mootorit. Ja lisaks sul on, ja meil mõlemal on see manifesteeriv osa ka juures, ehk siis siin tuleb see element, et me oleme väga võib-olla kiired liikuma edasi, õppima, algatama, et see element tähendabki, et sa tavaliselt ei veeda tema elu ühe projektiga, vaid sul ongi 10 erinevat hobi, sa õpid siit, sa õpid sealt, sul on vajalik jätta asju pooleli, et edasi liikuda, kui energia tagant ära kaob, kui elevus tagant ära kaob, hästi hüplik, hästi sihuke vaheldusrikas, ehk siis nagu ülikiire tempoga. Ja see ongi see selline kombo energiatüüp, et toob kokku siis selle manifestori energia ja siis generaatori energia. Täitsa lõpp. Kohe hirmus mõelda, kui hästi sa must rääkisid praegu endast ka. Ma vaatasin ühte asja, tead, mis mulle on öeldud, et ma nagu vehin kätega liiga palju, et sa oled täpselt samasugune. Käed liiguvad, ma mõtlen, et vot teate, mis manifesteerivaid generaatoreid te tunnete ära vehkivate kätega, nii et jälgige. Mul on selline tunne, aga ma tahan siin ära tuua selle. Vaata, kui huvitav. Numeroloogias mina vaatan inimesi numbrite järgi. Näiteks minu edukuse kood on 73787. Sinu edukuse kood on 26651. Ja see on nii kummaline selles suhtes, et sinul on väga palju naiselikku energiat. Nii nagu sa ütlesid ka, et sulle meeldib human designi nagu pehmemalt rääkida või selline nagu inimeste keeles rääkida. Ja 6, teie, kes te siin kanalil juba pikemalt olete olnud, siis te teate, et 6 on ju armastuse number. Ja me natukene Kadri Anniga rääkisime siin ka sellest tema iseloomust läbi selle ja samas nagu, mis nüüd 3. numbrina on see 6 ja ütleme 5 on siis elude number, siis sa oledki nagu väga hea selline keeruliste asjade lihtsaks selgitaja ja nii, et justkui nagu inimese keeles ja läbi enda eeskuju, läbi oma kogemuste, mis on nagu mega huvitav. Et vaata, täiesti 2 erinevat edukuse koodi, ütleme siis numeroloogiliselt, mina olen hästi selline maskuliinne oma edukuse koodiga. Mul pole seal naiselike jooni nagu üldse või jooni, energiat. Mul oli sinna maha. Siin on selline nunnu-punnu, tahad, et kõik oleks hästi. Aga tegelikult siis ütleme, human designi järgi oleme täpselt ühes raamis. Ma saan aru, et seal on ka kindlasti nüansse juures, eks ju. Ja tead, siit tulebki see, et see energiatüüp, kus me oleme sama, see on justkui, kuidas me elus liigume. Et see, kui sa ütlesid, et sa tundsid ennast ära, eks ole, et sa oled ka hüplik, liigud, pead oma elevusele järgima, õpid kiiresti, nagu sa 2 aastat tagasi alles numeroloogiaga alustasid ja juba oled nagu jagad seda õpet, et sellisel tasemel, siis see näitab ka seda, et info omandamine on väga kiire. Aga kui me lähme nagu grammike sügavamale, ikkagi siis tekivad need väga-väga tugevad erinevused ja miks mulle human design võib-olla istub, on see, et siin ongi miljardeid neid erinevaid kombinatsioone sõna otseses mõttes, et kutsutaksegi individualiseerimise teaduseks. Ja kui vaadatagi sinu kaarti näiteks, et siis seal on see võib-olla maskuliinne energia läbi südamekeskuse, ehk siis sul ongi väga tugevalt selline rahakanal, mis ongi seotud loomega, oma tahtmiste kõnelemisega, oma võib-olla sellise just nagu mingi sihuke südame ambitsioonide manifesteerimisega, et selline üsna jõuline, tegutsev ja sul on see tõesti sellises nagu väga olulises kohas ja täitsa mitu nagu aktiveeringut, et siin jah, ütleme, et seda fookus on justkui seal. Ja minu puhul on, minul ei ole seda energiat üldse, et ma olen täiesti avatud sealt ja ma olengi selles osas selline palju pehmem ja võib-olla see minu sünni missioon ka siit tuleb välja, et mida sa jagasid, et seal ongi just see, et läbi eeskuju jagada ja läbi siis mingite raskete või keeruliste süsteemide lihtne seletamine, et see on mul ka seal kirjas kõik, et siin see
baas võib-olla on meil sarnane nagu vehimegi kätega, aga need layer'id või kihid lähevad nii palju individuaalsemaks, et selles osas siin see maagia hakkab nagu sealt alles pihta. aga vaata, kui hästi sa ütlesid ka, et sa tegelikult ju praegu analüüsisid nii mind kui ennast nagu human design'i järgi, eks ju. Nii vaatasid seda prismat ja kui mina ütlesin ka sinu numbrite järgi just, et seesama, et nagu keeruliste teemade või ainete edasiandmine lihtsas keeles ja läbi enda eeskujude, sa kordasid praktiliselt copy-paste selle sama lause, aga sa võtsid human design'ist. et vaadake kuulajad, miks mul jälle tulevad ihukarvad üles selles suhtes, et ma olen siin oma kanalil ka mitmeid kordi rääkinud, et kõik need asjad, ütleme human design, siis numeroloogia, astroloogias, need kõik asjad nagu aitavad, need teemad aitavad meid tegelikult lähemale meile endale. et see on nagu mega-mega huvitav, et Kadri-Anniliga ka enne siia, kui eetrisse tulime, siis mõtlesin ka, et kui võimalik oleks, ma võtaks kõik asjad nagu endale lihtsalt, et ma saaks kõik asjad nagu läbi tuhnitud, sellepärast et seda kihvtim on nagu iseendaga toime tulla. et tead, kuidas nagu toimetada, et selles suhtes, et üks asi ka, mida ma ütlen numeroloogiliselt, et hulluks ei tasu minna, et kui küsitakse, et kas ma iga päev sätin oma elu nagu numeroloogiliselt, siis vastus on ei. et kuidas sina näiteks, kas sina saad human designiga vaadata, ma näiteks võiksin täiesti ehitada iga kella ja iga minuti endal numeroloogiliselt ülesse. aga noh, issanda päike läheb enne looja, et ma pean siin vahepeal koertega ka lollitama ja igast asju tegema. kuidas human designis on, kas on ka võimalik selles suhtes nagu kas sättida selle järgi, kui palju sa vaatad seda, kui palju sa igapäevaselt elad selle järgi? siin seda detailsust just igapäeva sisse tuua, et kui võttagi ka arvesse näiteks igal päeval on oma energia ja seal no, nagu ma kujutan numeroloogias ka, et igal päeval on oma energia, siis siin on ka need igal päeval on siis teatud siuksed omadused, mida sa saad, mis sinus ka midagi loovad või toetavad. et see on kindlasti üks suund, mis on võimalik. mind ennast see ei kõneta, minu jaoks samamoodi. see on kuidagi liiga palju informatsiooni, et mulle meeldibki ikkagist läbi enese toimetada. et teinekord võib-olla ongi, kui on mingi valukoht, et siis vaatad ja saad tuge, aga üleüldises plaanis ma seda detailsust, sellist igapäeva energiaid arvesse ei võta. aga kui ma räägin, et kas ma elan oma elu human designi järgi, siis ma ütlen, et ma püüan elada no, nii palju kui võimalik, et lihtsalt võib-olla see kõige suurem väärtus, mida mina olen saanud, ongi see, et ta lihtsalt toob selgust selleks, et eristadagi, et mis on minu ja mis ei ole minu. et mul oli sellega ikkagist, mul oli see väga keeruline koht, mida ma olen siis kindlasti õpin edasi, aga see oli see väljakutse, mis mul võib-olla ka varastes 20-ndates näiteks oli. ja see on, ta lihtsalt toetab ja see kindlasti ongi see koht, et see annab sulle lihtsalt selgust, et kui sa oled juba, no näiteks ongi, kui me võtame mingid näiteks teised kultuurid, võtame näiteks kultuurid, kus on rohkem rahu, kus ongi rohkem sisekaemust, kus on rohkem vaatlust, kus sa ei ole pidevalt sellises tegutsemise energias, tegutsemise rattas, siis sa jõuad arvatavasti kõikide samade vastusteni, mitte arvatavasti, aga kindlasti iseenda seest, et neid süsteeme tegelikult ei ole üldse vaja, aga lihtsalt see ühiskond, kus me elame, ta justkui ei toeta seda sisekaemust nii hästi, et pidevalt on vaja midagi teha, kogu aeg on nagu keegi midagi ootab ja pigem selline maskuliinne, aktiivne energia, et siis lihtsalt kõik need süsteemid aitavad leida seda enda keset võib-olla väikese kiirendiga, väikse toetusega ja see on see, mida ma ise naudin ja mis mind tõesti aitab ja otsustamine näiteks on üks asi, mis human designis läheb nagu väga detailseks, et kuidas siis teha otsuseid ja on väga konkreetsed sammud, siis see on see koht, mida ma täielikult nagu kuulan ja ma ei tee enam otsuseid näiteks kaalutledes, et plussid-miinused, sest ma tean, et minule see ei sobi, mina teen tunde pealt, mul on vaja aega, ma tajungi seda, et kas see teeb mind rõõmsaks, et mul on nagu väga konkreetne selline baas või süsteem, mis mind toetab ja läbi selle ma siiani kõik otsused, mis ma langetanud olen, on olnud ainuõiged, et selles osas ma kasutan teda ikkagist kogu aeg, aga mitte nii detailselt, et iga päeva energiat justkui vaadata ja jälgida.
ja selles suhtes, et ma täpsustan ka, mina näiteks iga päev teda niimoodi ei kasuta, küll ma siis, kui ma panen päevaanalüüsi, siis ma vaatan, mis energias üleüldiselt me kõik oleme. Et siis saab enam-vähem nagu niimoodi teada, et mis õhk nagu õues on, ütleme siis niimoodi, et mõnikord on ka teatud päevad tead sellised nagu, et täitsa lõpetaks, et ta kähku nagu läbi saaks või selline, et nagu mingi raskust on nagu õhus ja siis sa vaatadki, et mingi näiteks energia number 4 ja see kisub miinusesse. Minul endal igal inimesel endal isiklikult on oma energia, aga ma tahtsin nüüd sinu sinna disaini juurde tagasi minna, sinna human disaini juurde, et mulle väga meeldis see, et kuidas sa ütlesid, et nagu otsustamisel aitab väga palju kaasa. Ma toon nüüd ühe näite, kuidas mina numeroloogias näiteks, et miks mina üldse numeroloogiasse läksin või sinna sukeldusin. nii nagu ma ütlen, et tihtipeale, et ma väsisin ära sellest, et inimestega tundma õppimine on nii pikk protsess ja kuidagi minu intuitsioon nagu pettis mind tihtipeale. Ja ma tahtsin kiiremat süsteemi, kuidas ma saaksin kiiremini inimesega nagu hakkama. mitte nagu mina ei pea hakkama saama, aga lihtsalt see, et saad aru, noh, kui ma tean, millal ta sündinud on ju, ma tean sinu sünnipäeva ka praegu, siis ma kohe niimoodi lasen kohe siit läbi selle oma süsteemist, mõtlen, okei okay,, plussid-miinused, need võimalused, need asjad, okei okay., ma tean nagu kuhu maani. seepärast, et siis mingis hetkes hakkab ju minu ego tööle, siis hakkab sinu ego tööle. et siis ma tean, et mida siis sinuga saab nagu teha ja mida mitte. See on nagu üks asi, nagu miks mina sinna läksin, siis väsisin ära mingitest teatud inimeste energiatest, ma ei saanud aru, miks see nagu minuga niimoodi töötab. Ja ka siis selline küsimus, et mis see sinu teema oli, miks sina nagu sinna üldse läksid sellesse protsessi? üks asi oli see, et sa tahtsid tundma õppida iseennast, nii nagu minagi. aga minul oli just see väga suur konks, kuna ma olen olnud tööandjana ja on koostööpartnerid, no ikkagi, vot kõik me ju suhtleme kõigiga. Sa said aru mu küsimusest? ja ma arvan, et mul on olnud sihuke ja nagu loomulik huvi hinge sügavusi kaevata väga noorest east saati, et ma siukseid niisama tore ilme vestlusi väga ei viitsi rääkida, et mul on alati kõik, no ma olen tuntud nagu oma sõprusseltskonnas selle poolest, et ma alati kaevun sinna väga tiipidesse, sügavatesse teemadesse, sest see on see, mis mind laeb, mis mind huvitab, mis mind kõnetab. ja ma olen, ongi nagu mind on kõnetanud kõik igasugused süsteemid, mis aitavad lihtsalt seda, räägivad sellest, aitavad seda mõista, aitavad seda uurida. ja siis human design ka algselt oligi läbi see, et ikkagist ennast tundma õppida, aga just see, et sa saad nagu see loob selle pinnase, et nüüd minu töö ongi see, et ma räägin nendest samadest hingeteemadest iga päev, ehk siis ma teen seda, mis ma võib-olla nagu siis ikkagist nooremas eas, kui oli karjäärivalik ka ja sellised, mida õppima minna ja mida teha edasi, siis oli see koht, kus ma mõtlesin, et need on nagu siuksed no nagu mõttetu, noh, see ei ole ju mingi praktiline oskus, see ei ole mingi praktiline väärtus, see on nagu nice to have, et tore, et ma oskan või noh, teinekord ma olin isegi nagu pahane enda peale, et miks ma iga vestlus uue inimesega või oma inimestega iga kord peab rääkima mingitest sügavatest teemadest, et miks ma ei oska rääkida, ma ei tea, mingist kergelt. mis uudistes toimub näiteks või päevakajalistest teemadest, no lihtsalt ei toimi. ja siis ma vahepeal isegi üritasin lihtsalt ei toiminud. et mind see selline nagu sügav huvi inimloomuse vastu on alati tohutult paelunud ja siis see human design ka. ma isegi ei oska nagu öelda, et see ei tulnud taaskord, see ei tulnud selliselt väga vabatahtlikult tead valikuna, et nüüd ma hakkan seda õppima, vaid see tuli ka niimoodi, et ma avastasin selle, siis ma õppisin enda kohta, mind lihtsalt see vaimustas, ma pean seda vaimustust järgima. ja siis ma töötasin ühes tarkvaraettevõttes enne, kui ma oma ettevõttega alustasin ja seal siis minu mentor ja tiimikaaslane oli Kai-Sandra, kellega ma nüüd olen koos selle ettevõtte loonud ja seal ka me taas avastasime enda huvi human disaini vastu ja kuidagi sealt see hakkas nagu niimoodi kandma. ja kui mind üks, noh, see praegu ma lähen ka natukene räägin suurt pikka lugu. ja aga seal eelmises kohas ka ma olin justkui nagu tundsin, et noh, human designi järgi on frustratsioon meil mõlemal see märk, mis annab märku, et justkui nagu ei ole õiges kohas. see ongi sihuke nagu puuris kinni olemise tunne, see tunne, et sa ei kasuta justkui oma andeid õigesti, et sihuke nagu tiivad on maha kärbitud.
ja siis ma üks päev olingi, hõikasin nagu universumile välja, et kuule, et universum, et kuidas ma saan oma andeid paremini kasutada. Ja siis 2 päeva hiljem mind koondati, et et peab olema nagu julge, mida küsida. Ja siis mul tuli lihtsalt üks õhtu nagu seest nii tugevalt see, et issand, aga me võiks ju human design'i sellega hakata tegelema. Ja tegin ettepaneku enda siis Kaisandrile ja ta oli ka kohe paadis, nii et tema siis paar kuud hiljem tuli ka ise töölt ära. Et selles suhtes see huvi hakkas lihtsalt kuidagi ongi sellesama sügava tunnetuse järgi, et ma tahan inimeste hingesid näha ja see loob selle platvormi kuidagi, et see annab konkreetselt kõnealuse, et ma saan seda päriselt sinna nagu justkui süvitsi minna. See on nii huvitav sind kuulata. Ma olen ise ka tajunud, ma ei tea, kelle kohta sa ütlesid, kas mina ja sina siis manifesteerivad generaatorid, et Yeah. sa oled meie ja ma ka tundsin Ja ennast pluss ära. pluss generaatorid ka, et kes teavad human design'i, siis see käib siis nagu generaatori ja manifesteeriva generaatori kohta. Ja, ehk siis see oli see tunne, et sa tunned, et sa ei ole enam õiges kohas, et midagi nagu täiega nagu kriibib juba hinge, et tahaks nagu täiega kuskile, kus muru on rohelisem, eks ju. Et kommenteerige kusjuures teie ka, et kes te tundsite ennast ära ja kes te olete seal generaatorite grupis. Just. meie tegelikult ega siis keegi pole parem ega halvem, et meil teistel gruppidel ju ka on ju, ma ei tea, kas neid öeldakse gruppideks, aga siis on ka head ja vead, nii nagu numeroloogiaski, et ühtegi numbrit ei ole paha numbrit, lihtsalt teatud numbritel võivad olla võimendatud. Aga sinu sellest loost tuli nii hästi välja üks asi, mida ma olen ka kuulnud ja mida ma olen tunnetanud enda peal. Kui sa küsid, siis sulle antakse nagu väga hästi, pead mõtlema selle oma küsimust läbi, et seesama, et sa koondati, on ju. Et kui ma räägin siis ka kõigile, et 2025 on nagu lõpetamise aasta, et lõpetage ära need, mis pooleni on ja kui kisub midagi kiiva, siis andke olla ja endal mul ka täiega mingi asi nagu praegu rebib nagu minust lahti ja ma mõtlen, et ei anna, saad aru, nagu võitlen iseendaga. aga just nii nagu sa ütlesidki, juba saan aru, et nagu tiivad on maas, on ju, tahaks nagu lennata hoopis teise asjaga, eks numeroloogia on see, kui mind kutsub. Aga see tunnetus, kuhu ma nüüd tahan, mina räägin ka vaata alati niimoodi, et siit räägin ja sealt räägin ja lõpuks kokku, aga see, et kui sa nagu tunned ära, et sa oled õiges kohas, siis täpselt nagu mingi power hakkab sinu sees nagu toimetama, et keegi nagu täiega lükkab, et sinu jutust oli nii hästi kuulda seda, et sa läksid siis sinna human design'i poole. ega siis mina ka numeroloogiasse nagu kohe põmm ei läinud, et numeroloogia, nii valmis. Ma nuusutasin human design'i, liiga palju võõrsõnu, ma inglise keelt ei räägi hästi palju, mõtlesin, et ei ole minu täisteed. Okei. Ja siis vaata, see on nii huvitav, maailm hakkab ju ka teemasid sulle pakkuma. Ma ei tea, mis teemasid sulle, kas kohe pakuti human design'i, minul oli human design, oli keeruline, no kuulasin veel edasi, Youtube hakkas, ma olen Youtube'i tädi olnud siin juba varasemast ajast. Siis tuli astroloogia, kuulan, mõtlen kurja planeete liiga palju, minu aju vastu ei võta seda. Ja siis juba Youtube pakkus mulle numeroloogiat, mõtlen, väga hea. Matemaatika oli 2, aga siin minu aju töötab. Et vot mina jäin siis nagu selle peale. Et kas sinul oli ka nii, et tuli ainult siis kohe nagu see human design või siis oli ka veel midagi nagu, mida sa nuusutasid enne seda? Ma pean korraks, sa illustreerisid nii toredasti seda oma human design'i järgi siis oma sellist elustrateegiat, et ma pean seda korraks jagama siia, sellepärast et see oli nii hea näide. Ehk siis põhimõtteliselt see ongi see, et kuidas need generaatorid ja manifesteerivad generaatorid toimivad kõige õigemini, on see, et elu viskab sulle ette mingeid võimalusi. No sinu puhul oligi see, et tulid Youtube'is näiteks tuligi siis astroloogia ette, ei olnud seda energiat, aga tuli human design ette, ei olnud seda energiat, aga tuli numeroloogia ette ja tekkis elevus. See on see, kuidas nagu toimida, et elu annab ette ja siis sa jälgid oma elevust. Et see on nagu, see ongi see viis, kuidas edasi liikuda. Minu enda puhul mind kõnetas kõigepealt oligi, kui ma ülikoolis, ma õppisin turundust üldse, siis ma tegin oma nagu lõputöö oma tiimi analüüsist, ja selle MBTI, mis on see 16 erinevat iseloomutüüpi, mis on siis Carl Jungi siis psühholoogial ja uurimustööl sealt edasi arendatud 2 naise poolt, ema ja tütre poolt. See on ka väga levinud selline iseloomutüüpide süsteem, et seal ei ole nagu midagi pistmist sellise
võib-olla vaimsema poolega, et ta ongi konkreetselt läbi testi, läbi isiksuse testi, aga ta on ikkagist ka põhjalik ja süvitsi minev. Et see oli ka midagi, mis mind väga kõnetas, et lihtsalt taaskord rohkem sellises töökollektiivis võib-olla aru saada, et kuidas tiimid näiteks saavad efektiivsemalt koostööd teha, ära kasutada, et mind see ka väga kõnetas ja siis ma sukeldusin nagu sinna, aga see jäi lahjaks. ta on nagu ikkagist on see 16 tüüpi ja siis see on justkui ongi kõike, et ma tahtsin sügavust, ma tahtsin midagi veel, ma tahtsin seda hinge poolt nagu rohkem mõista. Ja tänaseks tegelikult me teeme meeskonnakoolitusi ka just human disaini teadmiste baasil, et kuidas siis just tiimis ja töövaldkonnas sedasama human disaini kasutada selleks, et kõik rohkem sujuks ja inimesed rahulolevamad oleks ja tiim efektiivsemalt koostööd teeks ja nii edasi. Väga võrratu. Kuule, aga siis vahepeal äkki räägiks sellest ka, et kuidas sinuga kontakti saab. Et siin on see Human Design stuudio, aga mis kanalite kaudu sinu kohta infot saab ja kuidas ühenduses saaks olla? Ja meil koduleht www.humandesignstudio.ee ja kõige aktiivsemalt me oleme Instagramis, et seal on stuudio Human Design on see kasutaja ja tegelikult on YouTube'is ka päris palju toredat infot, et me alustasime ka sarnaselt sulle podcast'iga disainiminutid, aga see mingi hetk vajus ära natukene, et aga seal hetkel ongi ikkagist, keda just see human disaini võib-olla see sisu pool huvitab, siis seal on päris palju põnevat materjali ja loenguid ja selliseid töötubasid, mida saab järgi vaadata ja kuulata, et vastavalt soovile. Ma pärast, siis kui salvestus on läbi, ma võtan sult need kontaktid ja ma kleebin need siia videos ja kirjelduse sisse, et kui te nüüd vaatate seda videot, siis käige kindlasti seda kirjeldust vaatamas, et siis saate sealt kohe nagu klikkida ja peale minna. Mega huvitav. Tekib nii palju huvitavaid selliseid mõtteid ikkagi numeroloogia selle human designiga. Mida teie seal human designis näiteks vajate? Mis andmeid teil vaja on? Minu näiteks, kui ma numeroloogiat vaatan, siis mul on ainult vaja siis sünnipäeva, kuud ja aastat. Et kellaaeg mulle nii oluline ei ole, et aga kui inimene tahab väga peensustesse minna, mis võtab minul natuke kauem siis juba aega, siis ma võtan selle. Aga selle põhiolemuse ma saan ainult nendest kolmest teadmisest. Mis teil oluline on? Meil on ikkagist oluline ka kellaaeg ja tegelikult ka sünnikoht. Et see ongi siis selle tõttu, et kellaaeg erinevates ajavööndites on erinev, et siis lihtsalt aru saada, et noh, ta lähebki nagu hullult täpselt on vaja seda planeetide asetust teada, et kuna human design kombineeribki ennast endas astroloogiat, tšakrat, siis I Chingi, heksagrammi, kabala süsteemi ehk siis väga palju erinevaid teadusi, et siis sellepärast on ka see nagu detailsus on üsna peen, et tavaliselt kui ainult kuupäevast, et siis see võib olla see, et saab ka baasi jagada, aga ikkagist see kellaaeg siin on üsna oluline seda täpselt teada ja õnneks Eestis saab päringu esitada riigiportaali kaudu ja haiglates enamjaolt on see informatsioon olemas, et saabki siis 6 aja jooksul tuleb see vastus, et siiani meil ikkagist kõik inimesed on leidnud enda kellaaja, kui ütleme, et perekonnas ei mäletata. Ma just enne rääkisin sulle oma loo, nii et las ta jääb sinna praegu. Aga nii huvitav, ma tellisin endale astroloogilise sünnikaardi ka, siis seal oli ka see kellaaeg väga oluline ja praegu jääb justkui nagu kõlama jälle seesama lause, mis ma ütlesin, et kui teil vähegi võimalik on, siis mina soovitaksin isiklikult nii numeroloogiat, nii astroloogiat kui human designi, selles mõttes, et kui ma kuulasin oma seda astroloogilist sünnikaarti, siis oli nii võimas see, sellepärast et ma olen ennast juba nii palju uurinud selle numeroloogiaga ja see, mis sa täna oled avanud, siis see annab ainult kinnitust, minu meelest on see nagu mega lahe, et ja igast asjast tuleb veel mingi väike lisanüanss juurde, et äkki käiks siin veel läbi näiteks, kes on teie selline tavaline klient või millised on teie kliendid või kes on teie poole pöördunud? Kõige rohkem võib-olla ongi inimesed, kes ikkagist juba natukene ennast mõistavad. Et kui me räägimegi, meil on 3 suunda, et üks on see selline üks-ühele mentorlused, siis on paari lugemised, mis on ka täiesti nagu omaette mega äge maailm, et sa saadki 2 kaarti kokku panna ja siis sealt tekivad koos nagu
teatud superanded ja kvaliteedid ja väljakutsed ja vaadatagi, et kuidas nagu kaks inimest võib-olla saavad üksteist toetada ja tihti ongi kasvõi mingid paarid, kes on 30 aastat koos olnud, siis tulevad no näiteks seal on niisugune peakeskus, et kui see peakeskus on täidetud, et siis seal on suhtna jäigad enda arvamused, siis üks paar oligi, nad on 30 aastat koos olnud ja jagasid, et nüüd ma saan aru, et ma ei saagi sind muuta, et ma olen ikka üritanud, et äkki sa mõtled teisiti. No olgu, ma siis lihtsalt peabki leppima. Anna olla. Anna olla ja. Ja siis on need meeskonnakoolitused. Aga kui me räägime nendest üks-ühele lugemistest siis, või mentorlusest, siis ikkagist inimene, keda huvitabki ennast veel sügavamalt näha, et ja ma arvan, et see oluline koht on siin, et tahab võtta vastutust muutuse eest, et mitte niisama, et tule jaga mulle infot ja ma ei tea, quick fix, et kiiresti on vaja probleemi lahendust. Täpselt, siis ongi see, et ikkagi see, et ma olen valmis endasse kaevuma, ma olen valmis muutusi tegema, ma olen valmis enda valukohtadele otsa vaatama ja päriselt endaga tööd tegema. Et see ei ole nagu, see ei ole, kuigi me oleme siuksed pehmed ja soojad, siis töö on ikkagi nagu tõsine ja asine ja väga-väga nagu sügav elu muutev minu kogemuse järgi vähemalt. Nii et ja nii see on. Selles suhtes mina ka väga austan neid inimesi, et mina pakun siis nii kirjalikke kui suulise variante ja siis need suulised kliendid, kellega ma teen tööd, siis mina teen häälsõnumitega alguses, tema saab ka minuga niimoodi, me üksteist toetame, mina loen teda lahti, tema siis peegeldab mulle tagasi, küsib küsimusi, siis pärast meil on mingi tund-poolteist selline videokohtumine, kus me siis räägime veel asjad läbi ja siis ma näitan natukene seda sünnikaarti veel täpsemalt, millele ta arvatavasti tähelepanu pole pööranud, kui ta on seda vaadanud, et see on hästi huvitav. Muidugi ma ei tea veel, kuhu edasi, selles suhtes, et ka mina ju ka kogu aeg arenen, et ma siin kuulasin ka kõrgikis, mis tähendab näiteks üks-ühele mentorlus, kuidas teie näiteks seda teie teete või sina teed? Kuidas see välja näeb, et mina näiteks see, kus ma teen praegu suulist sünnikaarti, seda ma nagu mentorluseks ei pea. Et aga kes seda teab, et võib-olla siit on nagu samm edasi mul veel areneda, et räägi, väga huvitav. Ja tegelikult, kui nüüd sügavamalt rääkida, siis sarnaselt tuligi see läbi selle, et me tegime alguses ka selliseid lihtsalt lugemisi ja sealt oligi see, et sa jagad seda infot ja ei kuule tagasi, et kuidas see tegelikult see muutus on tulnud ja ma tundsin, et see ennast mind väsitab ja oligi kevadel, ma olin ikkagi, sattusin sinna natuke rattasse ja tekkis sama frustratsioon, ja tulid mingid valukohad üles, see klassikaline tubli laps ja et kohusetundlikkus ja olen ju äripartnerile lubanud ja nii edasi ja siis me ikkagi see läks nagu sinnamaani, et ma tundsin, et on vaja pausi, nii et ma võtsin 3 kuud täiesti suvel, ei teinud mitte midagi ja kõiki, kes kuulavad ja kes vähegi tunnetavad, siis ma ütleks, et vaikus ja paus on nagu kogu asja maagia, kõik lahti lasta lahti vanad süsteemid, et saaks uus tulla. Midagi uut ei saa tulla, kui plokid on ees, et see peab tekkima see nagu platoo, staatiline seisak, et saaks justkui mingid loksumised toimuda ja selle loksumise kaudu ma taipasingi, mul oli vahepeal üldse see tunne, et okei, ma panen selle human designi üldse kuskile, et et on aeg edasi liikuda, et aga siis tuligi see koht, et okei, aga kuidas ta on võimalik nagu muuta selliseks, et ma saaksin päriselt rohkem väärtust pakkuda ja ise ka tunda sellest veel rohkem rõõmu ja sealt tulidki see mentorsüsteem või mentorprogramm. Ehk siis antud juhul see näebki välja niimoodi, et inimene tuleb avakohtumisele, mis on 1,5 tundi ja seal me vaatamegi vastavalt sellele eesmärgile ja soovile kaardistame justkui need järgmised programmi välja, et mis on täpselt sellel teemaga justkui need toetuspunktid ja vastavalt sellele siis teemegi kohtumisi, järgmised kohtumised on tund aega ja me kombineerime siis human designi seda informatsioonikaarti, et toome sisse neid elemente, mis just sellel teemal haakuvad. Näiteks ongi, kui karjäär on teemaks, et mis on justkui see suund, mida edasi, siis siin on väga konkreetselt karjääriga seotud siuksed anded ja siis me saamegi vaadata neid andeid just karjääriga seotult.
võib-olla no näiteks meil on olnud inimene, kes tahtis kodu kolida, nagu uut kodu luua, siis siin ka, kuidas siis tegelikult leida see õige kodu, kuidas ära tunda, mis on see keskkond, mis sind toetab. Human Designis ongi näiteks keskkond see, et mis on sinu ideaalne keskkond, mis on sinu tugevaim meel. Minu puhul on näiteks kaldad, seega ma olengi Koplis, ma näen, mul on merevaade ja mul on see miks siis sellise võib-olla hipsterliku kalamaja energia ja siis veel see puhas Kopli võib-olla natukene siis ma ei tea, sihuke paras segamiks ja ma täiega fännan seda. Ja see on see keskkond, kus minu anded justkui avalduvad ja see kodu valikul näiteks on nagu nii hea teada, endale teadvustada, et siin on mingid elemendid, mida me siis saame sisse tuua ja vaadata, et vastavalt sellele teemale saabki tuua väga konkreetselt siis need tugipunktid, mida vaadata ja siis pärast igat kohtumist me saadame materjalid koos praktiliste harjutustega, no ütleme, et koduülesannetega, et siis ikkagist vaadatagi, et nõuab, see on justkui niisugune protsess, et sa võtad selle aja ja hakkadki siis sissepoole vaatama ja mingeid muutusi looma ja siis on nagu järgmine samm, et vastavalt sellele eesmärgile siis paneme paika teekonna. ehk siis ma saan aru, et üks-ühele tähendab seda, et mitu kohtumist teil on selles protsessis? Oleneb teemast, aga ütleme, et soovitatavalt vähemalt 3, ideaalis 5. Ja see info on teil seal koduleheküljel olemas? Hea, et sa küsid, sest ei ole. Okay. See on veel täiesti salajane informatsioon tegelikult, mida see ei ole veel välja hõigatud, ainult meie sisering teab. Okay. Et see ongi see praegu see muutuse koht, mida me hetkel nüüd, kui hõigata veel välja, siis 13. jaanuar tulebki üks live, mida me teeme, et teemaga hingeteele joondumine ja kuidas siis päriselt enda tõde ära tunda ja seda julgelt järgida. Et siis see on selline avapauk, kus me ka tutvustame enda seda uut teenuseid ja programmi. Et antud juhul seda ei ole, aga kui huvitab ja juba tahaks ja tekkis see õhin, et nüüd kohe, et siis võib mulle kirjutada info@humandesignstudio.ee või kodulehel on ka see sama link olemas või Instagramis, kus iganes, et kuule, Kadri, on nii põnev, et jaga rohkem informatsiooni ja ma hea meelega jagan isiklikult meilile ja võtan ühendust, et siis väga teretulnud kõik kirjutama. Ma panen selle sinna kirjeldusse ka juurde. Praegu oli nii huvitav. Sa ütlesid, et seda veel ei ole üleval, aga see on siseringi sees on. Ehk siis teie kallid kuulajad, kes te olete, siis te olete kõik omad käpad. Me kõik kuulame praegu Kadriani siseringi, nii et see oli nii lahe kuulda. Issand, kui kihvt. Tead, mis minul tekkis kohe selline küsimus, kas mina saaksin, keegi teist ka võib-olla tahaks praegu sama küsimust küsida. Kui ma tahaksin teada, milline keskkond see, kus ma peaksin elama, milline see sobib, kas ma võiks täiesti sinu poole pöörduda lihtsalt niimoodi, et annan sulle nagu omad andmed ja sa saad seda ka näiteks mingi väikse teenusena lihtsalt ilma, et sa analüüsid mind üldse otsast lõpuni, lihtsalt vaadata selle ära? Või sinna on vaja eelmängu? Kuul programmi sisse? Põhimõtteliselt saab. Ütleme niimoodi, et avalikult seda ei jaga, aga kui sihuke huvi on, siis me saame seda jagada. Aga noh, ta tuleks, ma arvan, et siin on see element, et meile meeldib teha asju korralikult ja hästi ja nagu niimoodi, et need dokumendid või ütleme, materjalid on ilusad, seal on see aeg ja pühendumus, et see antud juhul selline sihukeste pisikeste infokildude jagamine ei ole fookus. Et pigem ikkagist oleks see, et sinna pikemasse mentorlusse, et keda see huvitab, siis tegelikult Eestis on ülipalju ägedaid inimesi, kes jagavad ka niimoodi sutsakaid, et kindlasti on, ma soovitaks siis ongi näiteks Stellarism, et tema teeb ka just siukseid sünnikaarti lugemisi, et sa lihtsalt saadad enda andmed ja ta ka minu arust voice message itega lihtsalt saadab sulle selle info ja ma olen ise võtnud talt mingeid planeetide asju, mis mind ennast nagu niimoodi ei huvita, et ta teeb tõesti väga toredasti, et siis saab sealt vaadata. Aga Merike, kui sind huvitab, siis ma võin sulle lihtsalt jagada. Mina saan. Mulle nii meeldis see, mis sa praegu rääkisid seda, et vaata see Koppel ja Koppel.
Koplis elamine, Koppel, ma ei tea, mis. tead, kunagi üks minu külas üks poiss, kelle perekonnanimi oli Koppel, nii et tervitan sind, kui sa kogemata mind praegu näed. aga et vaata, et sa leidsid selle ikkagi läbi human design'i see koht, mis sulle nagu sobib elamiseks. näiteks numeroloogias ma arvan, et ma seda ei, mina praegu ei tea seda, et selline võimalus oleks. nii et mul endal praegu kohe kõrv kikkis, mõtlesin, et ma ise tunnetan ennast väga hästi, kui ma olen kuskil metsa lähedal, sest mul on nagu loodus väga oluline. et sa saad muidugi seda jagada siis kasvõi eetriväliselt. no ma ma näen. võin sulle kohe ka jagada, kui ja sul tuleb. räägi, mul juba, ma ootan, täiega tahaks teada. tore. Nii, ma kohe vaatan, kas ma korraks vaatan telefoni ka, mul on siin sinu andmed, et kas see muutub. okei, nii. sul on sama, mis mul, sul on ka kaldad. Nagu human design'is, kui siis rääkida sellest keskkonnast, siis siin ongi, noh, ta on, ütleme, et see nõksakas on selline nagu see on selline see kõrgem kiht, et see on see, mis võib-olla ütleme, et kui see ei ole see, mille järgi ainult otsuseid teha, et kui sinu see otsustamine või sisetunne ikkagist kutsub täiesti, ütleme, sinu keskkonnast mööda, siis see on nagu number 1 hierarhiliselt, mida kuulata. seda keskkonda on hea teada, et see ongi nagu kõigepealt sisetunne ja siis tulevad need muud kihid. aga sinul on ka kaldad ja see kaldad tegelikult tähendabki oma olemuselt on see, et kõik, mis on kahe keskkonna vahel. no mets ka, ütleme, et võib-olla ongi, mets on justkui, oleneb näiteks metsapiirid. Mets on ka väga konkreetselt, ütleme, mingi linna, maantee, metsa vahel. kõik kohad, mis on sõna otseses mõttes sellised kahe elemendi kokkutoojad. Et see võib ka olla täielikult, no minu puhul ongi kultuuride kokkutoojad, mingite põrkumised, mingid sõna otseses mõttes ka rannik. See võib olla näiteks linna ja maa piiri peal. Ja siia juurde lisandub ka see, et just nagu näiteks niisuguse psühholoogilisema tasandi pealt sina võid olla see inimene, kes oskab ka inimesi kokku tuua. Näiteks sa oskadki luua seda ühendust, seda silda näiteks inimeste vahel, kellel on täiesti erinevad mõttelaadid või näiteks töökohas või ütleme mingi sõpruskonnas tood kokku erinevaid inimesi, siis sa oled see justkui see ühendaja kahe selle polaarsuse vahel. Teisalt sulle võivad meeldida ka olukorrad, näiteks kus sa tajud adrenaliini. Ongi see, et see on ka see koht, kus sa justkui oled natukene piiri peal, et kõik sihuke piiripealne või siis näiteks sukeldud raamatutesse, et ongi sihuke fantaasiatesse ärakadumine, see on ka kahe maailma nagu vaheline olek, et neid tõlgendusvõimalusi on palju, aga just see piirid ja nagu piiride keskel olemine nii keskkonna mõttes kui ka siis vaimses mõttes on see, mis tegelikult sind hästi toetab. Kas see kõnetas sind kuidagi või tundsid ennast ära? Ma nii palju praegu mõtlesin kaasa kogu aeg, lihtsalt võib-olla mu ilme juba oli väga tõsine, see on nii huvitav, et mulle meeldib selles suhtes, et peab olema vaheldust. Linn ei tõmba mind, selline üks linn ei tõmba mind, ma pole linnainimene ja ma mõtlesingi praegu, kus ma Eestis olen siis elanud ja nüüd ma 18 aastat juba Soomes olen, kus ma praegu siin olen elanud ja ma olen täpselt nagu nii huvitavalt piiri peal elangi praegu. Ehk siis see, et nagu ma elan metsa ääres, et ma saan kohe metsa ja meil on nagu selline hästi oma maja, aga linn ei ole kaugel, et me oleme täpselt selline nagu keha 3, kes teab, on ju, ja Tuusula mootoritee, me oleme täpselt nagu siin ja lennukid sõidavad üle meie maja. siin on kogu aeg nagu, saad aru, selline värk ja siis on väiksed plaanid edasi veel liikuda oma eluga, vahetada keskkonda, aga samas riigis, siis seal tuleb selline koht nagu, kus on vesi ja mets. Et selline nagu ka jälle sa ütled kaldad, eks ju, siis väga hästi nagu see harmoneerub sellega ja mulle meeldib see, et käsi mullas on ju, siis saab kohe metsa minna, siis saab jälle seda teha ja just see nagu täiesti minu tass teed, et nii huvitavalt nagu räägid. Ja ma mäletan noorepõlves, kui ma elasin seal Tudulinnas, kus ma elasin väikses külas, siis mulle meeldis tohutult lugeda. Ja koolis ma ei saanud lugemiskiiruse testis läbi, sellepärast et siis veel õpetaja naaris mu üle, näitas mind kõigile kui kõige aeglasem lugeja, siis ma mõtlesin, et täitsa pekkis nagu. Siis ma ei tea, mingi kella peale, mingi stopperi peale pidi ja siis ma sain aru, et ma ei oska lugeda. See ei sobi mulle ja siis mingi aeg mind tunti kui väga head raamatute lugejat. No vot, see kõik on nagu nii naljakas, et ma jälle mõtlen, et kui kalde peal, nagu sa ütledki, eks ju. Et selline nagu üks äärmusest teise, et matemaatika oli mul 2, kartsin matemaatikat, nüüd ma olen numeroloog. No siin on ainult 22 numbrit või kuhugi sinnamaani nagu neid plussida ja lahutada ja liita, et see on nagu hästi huvitav.
sinul on siis arvatavasti samamoodi, sa oled manifesteeriv generaator, et see on nagu siis meil täpselt samamoodi. Tead, Peab see ei olema. tule üldse sellest, et mis Ei tule. energiatüüp sa oled. Mm. Et siin, kes Human Designi teab, siis see tuleb nooltekestest Ei ja tea. see on jah, see on siis sinul, ütleme, et vasakul pool üks noolekene, et kummale poole ta on ja mis alajoones ta on, et no ütleme, et neid detaile ma ei hakka siin jagama, neid nimetusi, see lihtsalt ongi nagu, et aga lihtsalt ta tuleb siuksest hoopis teisest nüansist, et ükskõik, mis vahet ei ole, mis energiatüüp sa oled või mis iganes keskused sul värvilised on, et see ei ole üldse oluline. Et see, need energia või keskkond on siis lihtsalt 6 erinevat keskkonda ja sealt üks on siis kaldad, et siin on ka turud, koopad, mäed, orud ja kas mul on midagi, köögid, et nagu ka ütleme, et niisama kuulates võib-olla ei saagi aru, mis asjad need kõik on. Ei saa, sest kui sa ütlesid kaldad ka, siis mina mõtlesin mingi merekallas näiteks kohe või midagi sellist, aga sa rääkisid selle nagu nii suurelt lahti. No põhimõtteliselt ma nüüd saan sellest, mina saan endast nüüd kõik väga hästi aru, aga kui nüüd on keegi veel, kes tahaks teada oma elukoha kohta, siis tegelikult oleks sinu vastus selline, et pigem pöörduda sinu poole ja see on üks osa nagu paketist, ütleme siis. Just. Jah, et samamoodi kui minu käest tahetakse, mul on ka seal pandud näiteks ameti saate eraldi, suhted saate eraldi, tervis eraldi, aga tegelikult see on ju täpselt sinu kohta, et kas sa tahad, et ma räägin vasakust käest või sa tahad, et ma räägin paremast käest, tegelikult see on ju kõik meie keha osa. Et kui siin lonkab, siis siin ka lonkab, et see on samamoodi nagu arvatavasti see human design, kui sa seal liigitad ära, on ju, seal on mingid asjad, et ma saangi aru, et kui me hõiskame, vehime kätega, et me oleme manifesteerivad generaatorid, aga tegelikult meil kõik asjad lähevad veel omaette nagu täiesti erinevalt. See on täpselt nii, nagu ma vaatan numeroloogiliselt, siis minu edukuse koodi, sinu edukuse koodi, täiesti erinevad inimesed. Nagu see ongi nii huvitav, et mina juba lähen numeroloogias juba kohe sinna, et me oleme erinevad. Ja kui ma su kaarti vaataksin, arvatavasti kuskil meil ühilduvad siis samad numbrid. Edukuse kood on nagu, ütleme, väga väike selline võimalus, kuidas kähku inimesest aru saada. Et nii nagu teil ka ju ongi see, äkki sa mainiksid ära, kes need on, need nagu ma ei tea isegi, mis nende kohta ütelda, põhiinimesed või? On need ja see on, generaatorid või mingid, kuidas neid liigitada? siin ongi, kutsutakse energiatüüp. No lihtsalt ongi see, et neil on nagu erinev energia, võib-olla kuulajad ka, kes tajute, et meil on nagu natuke sihuke sarnane mingi, ma ei tea, sihuke elevus tuleb häälda ja hüppame ja sihuke energia nagu mingil määral sama. Noh, kindlasti mitte 100%, aga võib-olla mõne teisega võrreldes. Et siis siin ongi see energiatüüp ja neid on 5 tükki. Kõige rohkem on generaatoreid, kes ongi need, kellel on tohutu imeline võime sedasama energiat justkui luua siia maailma ja nende kõige olulisem element on järgida ka oma rõõmu ja teha seda, mis neile meeldib. aga siin on see koht, et nad tavaliselt lähevad süvitsi, et nad on sellised nagu võtavad mingi sihi ja siis tõesti teevad asjad otsast lõpuni ja väljakutse on võib-olla ongi liigne kohusetundlikkus ja sihuke peab ja enda sundimine. Siis on manifesteerivad generaatorid, kes on siis sina näiteks ja mina. Ja meil on ka seesama et see rõõmu järgimine, elevuse järgimine, aga kui generaatorid suudavad, siis neile sobib see üks konkreetne teekond, siis meie oleme need hüplikud ja meie kõige suurem oskus ongi see, et me toome kokku erinevaid teid, et me ei jää nagu püsima, et toomegi kokku ja võib-olla see elurada on ka väga vahelduv ja hüplik, et näiteks ongi üks manifesteeriv generaator, keda ma tean, kes tegeleb funktsionaalse meditsiiniga, toobki kokku traditsioonilise teadusliku meditsiini ja holistilise vaimse kogu psühholoogilise poole. No täielik nagu alkeemia, eks ole, eks me oleme siuksed omamoodi alkeemikud. Aga siin see väljakutse on see, et sa jääd kinni ja survestadki ennast siis ühe asjaga tegelema ja julge võib-olla rada vahetada ja kurssi vahetada ja olla see multipotentsiaalne hüplik tegelane. Ja siis on projektorid, keda on, ütleme, et umbes 20%. Ja projektorid on need, kes on justkui nende eelmiste tüüpide suunanäitajad. Nad on tohutult head üks-ühele, nad on väga head nägemaks suurt pilti. Nad saavad aru, kuidas
efektiivselt energiat jaotada, kasutada, suunata ja niisugused nagu hästi sügavad ja tundlikud inimesed. Aga nende väljakutse on see, et nad ei ole mõeldud siis tegema tööd, nad ei saa sellest töö tegemisest justkui seda laetust, et nad võivad rõõmu tunda, aga nad ei saa füüsiliselt energiat ja siin võib olla läbipõlemine, siin võib olla selline tohutu enda väsitamine ja samamoodi nad ei ole need, kes on initsiaatorid, neid peab kutsuma, neid väärtustatakse ja neid märgatakse ja siis nad toimivad niimoodi, et tekibki see kutse, et vau, ma imetlen sind selle poolest, kas sa tahaksid mind siin ja siin aidata, et täiesti ütleme traditsioonilise ühiskonna vastu, et mina olen siin, jalaga uks lahti, davai, et selles osas ka hästi ilusad hinged, et mul endal on kõik mu lähiringkond on projektorid, nii et olen suur fänn. Ja siis on manifestorid, kes on projektoritele vastupidised, kes on täpselt visionäärid, algatajad. Nad on need, kellel tekivadki nagu enda seest täiesti uuenduslikud ideed, suunad ja nad on need, kes tõesti ellu loovad nagu tohutuid uusi võimalusi ja on justkui see liider, kes kõik kaasa võtab. Et nende väljakutse on see, et nad ei ole üldse mõeldud asju edasi viima, et nende energia ongi niisugune vulkaan, et koguneb, tekib purse, tekib algatus, tekib projekt, pauh ja siis läheb vaikseks ja siis kõik teised generaatorid, manifesteerivad generaatorid saavad panustada. Et see ongi nagu kõik on koostöö vormis, et keegi ei ole mõeldud üksi tegelema. Ja viimased on reflektorid, kes on, nagu see sõnagi ütleb, reflekteerima, peeglid ja nad peegeldavad kogu ühiskonda, et neid on ainult 1% ja nad ongi reaalselt, et nad vastavad seda keskkonna, kus nad on, siis neil on see võime olla, neil on kõige suurem potentsiaal kõige sügavamaks tarkuseks, sest nad kogevad seda, mida teised inimesed kogevad, nad võtavad seda justkui nagu sellel hetkel endasse ja peegeldavad vastu. Ja võib-olla traditsiooniliselt nad olidki sellise hõimu targad, et justkui need, kellel oli see teadlikkus ja tunnetus, et nad on ka mõeldud just inimestega koos olema. Aga siin taaskord see väljakutse, et kui sa oled nii muutlik igas olukorras, siis võib tekkida see küsimus, et kes mina olen ja justkui tahad ennast millegagi siduda ja tahad nagu seda mingit pidepunkti, aga neil ongi just see, et nad on muutlikud ja see on see, kuidas nad saavad panustada. Et siin ongi igal energiatüübil on omad, nagu sa ütlesid, eks ole, et ükski ei ole parem või halvem, lihtsalt igal ühel on omad tugevused, omad väljakutsed ja kui sa neist teadlik oled, sa lihtsalt tead, et okei, minu väljakutse on see, ma tean, et ma olen siin tähelepanelikum, ma ei küsitle ennast nii palju, ma ei kõhkle, kui võib-olla väliselt tuleb mingi negatiivne tagasiside, ma tean, kuidas ennast juhtida niimoodi, et lihtsalt saavutada rõõm, rahulolu, kergus vastavalt enda toimimisele, et see on võib-olla see kõige suurem võlu. Nii huvitav, tead, mul tekkis siin minu mõistes kogu aeg töötab. Ma mõtlesin, et nii lahe oleks teha üks selline video, ma peaks natukene uurima seda ja võib-olla sul endal tekib ka selline mõte, et õigemini mina mõtlesin nüüd niimoodi, et igast liigist, oota, mis oli energialiik oli, sa ütlesid või? Energiatüüp. Energiatüüp, liik ja energiatüübi taha ma juba kohe mõtlesin praegu inimesed numbrite järgi, kes millal on sündinud, vaata. Ja siis ma mõtlen, et appikene, kui üks-ühega see seotud on, kõik need asjad jälle, ma ka ütleme järjekordselt, mul ei jäänud kõikide asjade nimed meelde, aga küll ma neid kuskil siis saan ja vaatan, et kuidagi nagu just vaadata, et kes nagu rohkem sealt energiliselt, see on üks asi, mida ma mõtlesin. Teisalt mis mul nagu tuli praegu kohe pähe näiteks ettevõtetes, kui sa ütlesid ka ettevõtetele, te teete neid konsultatsioone, eks ju, siis vaata, kui huvitav on, ma arvan, et te teete ka juba seda, aga näiteks numeroloogiliselt ka ma olen teinud mitut videot, maininud seda, et kuidas meeskonda ka inimesi valida, et igaüks on teatud mingisuguse rolli jaoks hea ja mõni ei sobi sinna absoluutselt, see on nii, nagu me tuleme ju ka nagu kuskilt sealt koolist on ju, meil õpetatakse kõigile sinna, kõik lähevad sekretäriks, aga see ei sobigi sulle, siis tajud, et sa oled vastu tahtmist seal toimetad, on ju, nagu mingi asi sobib. Ja ma arvan, et see on ka teie see eesmärk, miks te teete seda meeskondadele, et nagu rohkem aru saada, et kes kuhu nagu sobib rohkem. Nagu mega põnev.
Ja Mhm. meeskondades ka, et isegi sa võid sobida, nagu ütleme, et see roll võib olla sama, no näiteks ütleme müügiinimene, noh, mis iganes, siis lihtsalt see, kuidas sa müüki teed, taktikad on täiesti erinevad. Et Mhm. siin ka, kas sa oled siis see, kellele sobivadki näiteks külmad kõned peale lennata, ollagi see, seda sul on vaja või siis sa justkui jagad rohkem pehmemat seda väärtust läbi, räägid läbi enda kogemuse, et siin ühel sobib üks, teine sobib teine ja kui ongi näiteks see meeskond ka kõigile, kõiki survestatakse sarnaselt toimima, näiteks ongi mingid teatud eesmärgid, mis on vaja, ma ei tea, 100 kõne teha päevas, Mhm. siis noh, see näiteks projektorile on täiesti vale lähenemine, tal ongi vaja võib-olla teha palju vähem, aga need on palju efektiivsemad ja see protsent näiteks, mis on edukuse protsent justkui on palju kõrgem, et siin ongi see taaskord see teadlikkus, et kuidas kasutada enda tugevusi, et nagu luua edu või luua rahulolu ja just ettevõtte tasandil ka, et tekiks see teadlikkus, et me ei paneks kõiki ühte malli, sest me oleme kõik indiviidid ja nii erinevad ja sealt tuleb ju tegelikult see sügav rõõm, kui sa saad enda individuaalsust jagada ka just tööalaselt. Mega huvitav. Ma sain nii palju äriideid nüüd sinuga vesteldes. Kogu aeg kirjutan ülesse. Tegelikult vaata, see on nii huvitav, sa ütlesid, et sina oled Human Designis juba 8 aastat, eks see on nagu loomulik protsess. lihtsalt ka mina teen mingid omad sammud, kus teie olete juba ammu läbi käinud, on ju, ja siis siit kasvab midagi edasi, et ma olen siin ka oma kanalil juba hõiganud välja, mida kõike on tulemas ja nii kihvt on selles suhtes, et jagage palun teie ka kommentaarides, et ma tean, et human disainiga on hästi paljud siin ka tegelenud, seepärast et tegelikult mulle on vihjatud mitu korda, et ma võiksin kanalile saada kedagi human disainiga ja ma ei mäleta, kas ma just ütlesin ka sulle häälsõnumis, et vau, kui lahe, et nüüd nagu on see võimalus olemas. kas te teate, kes teie olete selles energia, oli see energiagrupp või? energiatüüp ja Energiatüüp jah, et ma kirjutage räägin, et siia. nimed vahet pole ja mulle nii meeldib, kui sa räägid ka nagu noh, sellest nagu mina kogu aeg kätega nagu see on nii mega, mulle väga meeldib ja kes nägi sarnasust, et me Kadrianiga mõlemad siin niimoodi vehime nagu kaks dirigenti, nii et kirjutage, see on, teate, kas sa mäletad, kunagi koolis oli selline koht, et kaks pilti ja siis pidid sarnasust leidma, nagu mis tal oli erinevust ja ja. sarnasust, midagi sellist. ma Ah, ei see tea, on päris hea, ma ei tea, miks ma seda praegu ütlesin, lihtsalt tuli hea mäng. praegu. Jaa, kuule, aga siis selles suhtes, et mul said küsimused otsa, sellepärast et nagu tohutult huvitav on sind kuulata. et ma soovin väga, et sa paned siis mulle selle lingi, kuidas nad leiaksid, nemad, teie kallid kuulajad-vaatajad, saaksite ka teie sinna Youtube'i kanalile minna, sellepärast et need on nii olulised informatsioonid meile kõigile, et nagu mega vahva. kas sa räägiksid mulle veel või meile tuletaksid meelde see info, kas on juba kuskil üleval või see on tulemas? see, kus te räägite, kas oli jaanuarikuus või millal? Just. ja räägi seda veel. 13. jaanuar on siis live, et seega meie Instagramist on kõige kergem vist seda infot või Facebookist üles leida ja seal me siis jagamegi seda võib-olla uut suunda, rohkem ongi see hingeteele joondumine, enda tões elamine, et selline väike töötuba ja seal siis on esimene kord, kui tulevad need uued teenused ka avalikuks, mida sina juba tead. Nii et jah, ja kui tõesti on huvi juba praegu kuidagi hakkas nagu sügelema või tekkis põnevus, et siis kirjuta lihtsalt mulle ja ma olen alati väga rõõmuga vestlen nendel teemadel, sest nagu vist on näha, et ma ise lähen nagu elevust täis sellest, et siis ja loodan, et julgelt kirjuta mulle. ja kindlasti kirjutage. kuhu sulle võiks kirjutada, maini praegu niimoodi, ütle ära ka, kuhu ja kirjutada. võib kirjutada siis info@humandesign.ee ja võibki kirjutada, ma ei tea, tšau, Kadrian, nägin sind Ameerikase laivis, et siis ma tean ka seda referentsi või siis Instagramis võib ka otse kirjutada sinna sõnumitesse, et kus iganes eelistus on. ja mega lahe, kuule, selles suhtes, et ja
oleks nii palju veel, millest rääkida, aga teate, kui teil tekkis nüüd mingeid küsimusi, kui on nüüd Kadrianile midagi konkreetsemalt, siis kirjutagegi sinna Instagrami, Facebooki ja kui tahate midagi sellist anda meile näiteks ideid, mul tekkis endal nagu igasuguseid mõtteid, midagi ideid näiteks, mida veel võiks arutada või kuidagi nagu ühendada, mida iganes, ma ju ei tea, mida sinul, kallis kuulaja, praegu seal mõtetes jookseb, aga me oleme selles suhtes avatud kõigele, ma arvan, ükskõik, mis see ka ei oleks ja olge absoluutselt. siis ühenduses meie kõigiga. ma ei oska siia midagi ütelda, sellepärast ma olen praegu ja, täiesti, saad aru, ma olen niimoodi, aju on täis mõnusat informatsiooni, ma olen nii õnnelik ise, elevil. ja mul on ka nii tore olnud jagada ja noh, see jutt voolas nii mõnusalt meil ja nii mul on see numbrimaagia ka ikkagist vajab, ütleme, et mitte ei vaja, aga on see tõmme, et tahaks seda sügavuti vaadata, nii et ma kirjutan sulle ka üks hetk ma kirjutan ka sulle siis mingi hetk. aga teate, ja mis? Teie kirjutage ka meile ja tšau, kakao ja suhtlemiseni selles suhtes, et hoidke silmad peal ja tõepoolest, kui te ei ole veel siin kanalil liitunud, siis see oleks väga vahva kompliment mulle ja lähme piilume kõik, mis Kadriani seal Youtube'i kanalil ka on. Lingi ma panen siia kommentaaridesse, et lähme toetame nende tegevust ka, et aitab küll seal stopitamisest, et saaks ka uue tuule sinna alla, seepärast et see info on väga vajalik meile kõigile. Nii et aitäh, just. Kadrian, sulle. Tšau, tšau. Aitäh. Tšauki. Tšauki.